Viimasel ajal korrutatakse nagu mantrat, et meie ühiskond vananeb ja ega see vale olegi. Aina rohkem on meie seas eakaid inimesi ja ka erivajadustega inimesi, need, kes elavad igapäevaselt 4 ja rohkema kroonilise haigusega. No kuidas saaksid need inimesed võimalikult kaua oma kodus elada? Selleks just praegu tehnoloogilisi lahendusi otsitakse, kuid kas see asendab inimlikku puudutust ja kas see on toimiv ka hajaasustustes? Üks võimalus ongi kodus edasi olla, ongi vald ja valla poolt pakutavad koduteenused, kus siis hooldustöötaja kõik need mured juba lahendab, ütleme kliendi eest või ka kliendiga koos, käes ka aeg-ajalt, ütleme apteegis, perearsti juures loomulikult. Mis on veel, ütleme, mida võib-olla ei tunnetata, et vananedes järjest suureneb arstiabi vajadus, et meil on varsti sein ees, kõik vallad, seda efektiivistamist kogu aeg otsinud ja juba neid tööprotsesse, kuidas me täna, ütleme, teenust osutame, seda hästi palju optimeerinud ja eks me vaatame samamoodi selle tehnoloogiale nüüd, et kas ja kuidas need lahendused aitaksid meil just, ütleme niimoodi ausalt, et sama ressursiga hakkama saada ka tulevikus ja lähitulevikus järjest kasvav teenuse vajadus. Sotsiaaltöö tegijad näevad iga päev, kui keeruline on toetada inimesi, kes tahavad jääda oma koju, kuid vajavad järjest enam abi. Lahendusi otsitakse ka disainist ja tehnoloogiast, et päriselt eakate ja abivajajate elu lihtsamaks teha. Me läheme päris inimeste juurde. Me läheme ja uurime, mis seda inimest mõjutab, mis on tema hirmud, tema vajadused, mis on see igapäevane kontekst, kuhu need lahendused tegelikult paigutuvad. Ja püüame mõista seda probleemi, mida me tegelikult lahendame. Ja ilma selleta tegelikkuses ei saa midagi juhtuda. Ilma selleta me jääme liiga pinnapealseks ja me ei mõista probleemi olemust, mis tegelikult üht inimest võib takistada tehnoloogilist lahendust kasutamast. Kui küsida, et kas peab olema ise tingimata samas olukorras, ei pea olema. Meil on antud selleks empaatiavõime, meil on antud mõistmisvõime, et aru saada, et suhestuda selle inimesega ja paluda temal aidata meil, et aidata. Tahaks tuua üle riiklikku kasutusse mõned sellised lahendused, mis päriselt aitavad inimesel kauem kodus toime tulla või paremini oma kroonilise haigusega hakkama saada või paremini ennetada üksilduse muret, et inimestel oleks hea olla. No näiteks, kui ma räägin sellest kroonilisest haigusest, et ei unustaks ravimeid võtta. Meil on juba olemas ka kukkumisandurid kodudes võimalik paigaldada, aga see on hetkel eraldi teenus, võib-olla midagi veel täiuslikumat, et tegelikult ma arvan, et innovatsioon ei tohiks piirduda ainult ühe valdkonnaga. Tuleme ikkagi siia 16 miljoni juurde tagasi. Kuhu see raha läheb? Igasugune innovatsioon on tegelikult kallis ja eks ta lähebki järjest arendustesse ja ütleme niimoodi, et inimesed siis, kes tahavad midagi leiutada, välja töötada, arendada, nad saavad taotleda selleks rahastuse ja eks ta sinna lähebki. Ja nii, pange nüüd tähele, kui te vähegi teate, kuidas saate kasulik olla, siis tulge appi. Aega on tegelikult napilt kõigest järgmise nädalani, kui peaksite ennast juba üles andma. Taotlusvoor avaneb meil 27. veebruaril ja eelnõustamine, mis tuleb siis igal meeskonnal enne taotluse esitamist läbi teha, see algab meil siis 25. veebruarist, et tegelikult eelnõustamisele on võimalik kodulehel registreerida juba praegu, aga eelnõustamised ise siis algavad siin veebruari lõpus. No tundub, et sellega on väga kiire, aga mismoodi see rahastamine kogu siis nende ideede puhul käib? Jaa, rahastusega me toetame siis meeskondi 2 etapis, ehk siis esimeses voorus on võimalik taotleda rahastust kuni 30 000 eurot ja see on siis 100% toetus meeskondadele ja järgmises siis 2,5-aastases voorus, kuhu meeskonnad saavad edasi liikuda, on võimalus siis taotleda toetust alates 500 000. Nagu öeldud, esimese etapi taotlusvoor avatakse juba 27. veebruaril ja info selle kohta avaldatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.